Nii, tõmmast tagasi nagu kallid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milleks on seekord, et mis on minu Hyperoni kotis. Ma väga vabandan, et ma seda videot teen ikka väga mitu kuud hiljem. Hyperon ise oli nagu novembri. Nüüd on juba jaanuari lõpp ehk siis veebruari algus varsti, no 2 päeva pärast. Et ma väga vabandan, ma ei tea, miks ma seda videot pole varem teinud ja siis kui me kirjutati, et kuhu sul jääb see video, nagu sa 1 aasta nagu tegid, siis ma nagu vabandasin nende ees ja mõtlesin, et aga davai, ma teen ära. Ja kuna ma täna tegin ka paki unboxing'ist, siis ma mõtlesin, et aga miks mitte teha 2 videot korraga. Et nüüd ongi, mul on siin Hyperoni kott, kõik asjad on siin sees olemas nagu. Aga muidugi väga vabanegi, et ma näen teda kahvatu välja ja nagu ärge mu nende kotis silmi üldse tähele pange, et ma ei saanud üldse väga magada, ma olin väga kaua üleval nagu ja ma ärkasin varem ülesse ja kui ma tulin koju paki ajal käimiseks koju, siis ma hakkasin praegu oksele hakkama, ma hakkasin nöökima. Et mul on tervis väga halb, ma tunnen ennast väga halvasti, võib-olla ma hakkan haigeks jääma või on see minu magamatusest tingitud halb enesetunne. Igal juhul ma sain selle paki andmisega, mida see õnneks tehtud just ja mul läks natuke paremaks minema. Ma proovin see video ära teha ilusti. Aga väga vabandage, ärge väga nagu tähele pange. Ja kui te võtate mis firvendused siin on, siis mul siin on see televisor töötab, ma olen teleka toas. Mul nagu see telefoni jalus üldse hästi ei tööta, et muidu ma olen kasutanud seda koormise jaoks, aga see enam hästi ei tööta, sest see jullas juba kukub ära, et ma panin ühe lisasja peale oma telefoni nagu natuke madalamale, aga vähemalt ma saan video ära teha. Aga hakkame siis vaatama, mis meil siin kotis on. Siis mul on neil üks lugu ka seoses Hypertoniga ja Hypertoni vipp-piletiga. Nii, meil on siin siis selline Hypertoni kaelarätt. No ilmselt aga tegelikult siit lahti teha tagantpoolt. Aga see näeb päris hea välja. Jah, see näeb siukene välja siis. Hyperton. Aga ma pean ütlema nagu seda, et see materjal seal on nagu täiesti mõnna hea. Nagu see siit muidu siit välja arvata, et seda pärast tõmmata. Aga muidu see materjal iseenesest on hästi mõnus, selline nagu siit pehme. Nagu hea ilus logo on peal. Et veel Hyperton ja on ju. Et nagu jaa, see on nii pikk umbes nagu ja paneme sellest nagu pähe ka. Hea küll. Et see näeb niimoodi välja, saate enda siin nagu kaela panna. Võite näiteks niimoodi nagu pähe panna. Sallina, mütsi alusena nagu saate näiteks endale veel niimoodi suu ette panna, ennast ära maskeerida, et need kaelusallid nagu väga meeldivad. Seda igasugust asju endaga nagu teha. Ja ma mõtlengi, ma sellevad niimoodi, et päevad endale pähe mütsi asemel, et siis need mu koledaid sassi juukseid. Mõtlen, et jah, selle väga hea siit pehme ja nagu hästi nahasõbralik ja käte jaoks nagu hästi pehme, et see on nagu 5+, et ma kiidan heaks selle konsolli. Hyperton, väga hea töö teil. Siit on meil siis taaskasutatud materjalist joogitops, see on kuskil 500 milliliitrit, ma arvan. Kas ta ütleb ka siin? Ei, ta siin kahjuks ei ütle, aga see on bambusest tehtud, et selle nagu see siin on küll kummist, see peamine osa on kummist, see siit on kummist, eks ju. Aga see materjal on nagu bambusest, et see on siis bambus, see joogitops. Et saab siin just ära tõmmata ja sisu tal näeb välja siis selline. No ma arvan, kus on 500 milliliitrit, no võib-olla, seda ma olen kasutanud, aga jällegi testinud ka, et seda kohta aga vähemalt rääkida ei oska, aga võib-olla kunagi räägin, näiteks kui ma teen mingi rohkem üldse nendest asjadest, elame-näeme, eks ju. Siukene see kaela rinnamärk HD või teiseks on just nagu ja HD mis on siin nagu ekraanil see näeb nagu TH veel, see on tegelikult HD, et siis nagu Hypertown
ja siia alla kirjutati see supporter nagu ehk siis toetaja. Et need, kes ostavad VIP-pileteid, on siis Hypertoni toetajad ehk supporterid. Ja noh, et see rinnamäng on näiteks väga hea, et kui te panete selle endaks nagu rinda ja hakkate ringi käima, siis kõik vaatavad ka supporter. Et ehk siis te olete nagu Hypertoni toetaja. Et aga ma ei tea, nagu mina neid rinnamärke otseselt väga ei kanna, kui aus olla. Aga see peab näiteks panna seina peale või kuskile nagu mäestuseks vitriini. Et jaa, hea meel on olla supporter ja teist aastat järjest nagu. Nii, ja siit tuleb tegelikult üks parimaid asju tuleb nüüd siit kotist. Ja kohe, kui ma neid asjad ette näitan, siis ma räägin teile ka, miks see nii on. Hypertown. See on siis siuksest riitest kotikene. See on vist ka siukene taaskasutatav materjal või siukene loodusõbralik materjal, siukene kotiriie või nagu siukene riidekene. Et nii, ja nüüd ma arvan, et juba tead, mis siin siis on, aga võib-olla te ei tea, kes ei tea, siis te kohe näete ühe sõnaga. Need on metallist taaskasutatavad joogikõrjed. Ma loodan, et katkidelt ei lähe. Et siin on siis 2 metallist taaskasutatavat joogikõrt ning joogikõrte puhastaja. Et siis kui te olete ära joonud, siis niimoodi saate ilusasti oma joogikõrjed puhtaks seest teha. Nii, ma puhastan need mõlemad ära, ma ei ole üldse kasutanud praegu nagu, et nagu nüüd siis puhastame ilusasti ära. Ma praegu neid veel kasutama ei hakka, nagu mitte täna praegu, aga selles suhtes nüüd siis selle loo juurde. Ühe sõnaga, miks mina olen hakanud eelistama siis Hypertoni VIP-pileti ostmist. Eelkõige vaatamata selle üritusele endale nagu, kas ta on hea või mitte hea, kas VIP-pilet on seda väärt või mitte nagu, et nagu see ei ole minu väga enam oluline, vaid pigem see, et mul on unistused, mida ma tahan saada ja tavaliselt Hypertoni VIP-pilet täidab mu unistused. Ja kui te mõtlete, mida ma sellega mõtlen, siis ma mõtlen seda, et näiteks 2018 aasta, nagu te mäletate, ma sain endale VIP-pileti Hypertoni kinkekotist, ma sain VIP-i Hypertoni kinkekotist, ma sain endale siis lisaks kõikidele muudele kiitustele ja üldustele, ma sain endale ka siis akupanga. Ja enne seda ma olin just kogu mõelnud niimoodi, et ma tahaksin akupanka osta, et noh, ma akupanka nagu vaja ja ma võiksin akupanga osta ja noh niimoodi. Aga ma ei jõudnud kunagi selleni, et endale akupanka osta, sest ma ei raatsinud ja nagu sedasi nagu. Aga kui ma ostsin endale siis Hypertoni VIP-pileti kinkekoti pärast, et endale just kinkekotti tegelikult saada, sest ma vaatan endale üllatusi ja kinkekotti asju saada. Ja siis kui ma selle kinkekoti lahti tegin, seal siis oli nagu akupank, siis ma olin nii õnnelik, sellepärast et Hypertown täitis minu soovi, minu unistuse saada endale akupank, ma endale ise osta ei raatsinud. Ja nüüd see aasta, noh, mitte see aasta, vaid nagu 2019 aasta siis, ka Hypertoni minnes. Enne seda ma olin näinud, kuidas inimesed nagu kasutavad neid taaskasutatud joogikõrsi ja ostavad taaskasutatud joogikõrsi ja nagu sedasi. Et noh, ma mõtlesin ka, et kus kohast küll neid saada ja kust neid võiks osta ja ma siis uusin nende kohta sedasi. Aga see on kõik väga keeruline, et otsi kus kohast saada ja maksa ja tellida ja teiste kolmandat nagu. Ja siis ma lasin ka jälle Hypertownile ja ostsin talle jälle VIP-pileti nagu alati. Noh, tegelikult nagu teist aastat siis juba. Küll soodustusega, ma kasutasin neid piletile või kinkekaarte ka, et soodsamalt saada seda VIP-piletit endale. Aga näete, jälle minu unistus täitus, teist aastat järjest. Ja nüüd ma ei peagi hakkama enda head ostma kuskilt neid taaskasutatud joogikõrsi, mul on need olemas tänu Hypertownile. Ja see ongi see, mida ma ütlesin ühed aastal, ongi tegelikult see, et miks ma
kas võib olla ka iga aasta endale ostma Hypertoni VIP-piletit, vaatamata sellelt, kas mulle nende üritus meeldib või ei meeldi või kui tore selle olla on see, et ma ostan seda pigem juba lihtsalt enda VIP-ide kinkekottide pärast, et vaata, mis üllatusi see kott endas selle sisaldab. Ükskõik, mis seal kotis ka ei ole ja mis väärtuses neil seal neid kaupu ei ole üllatusi. Aga alati on seal midagi toredat, mis on elust kasulikum, mis on unistus. Et ma hakkan midagi nüüd 2020 aasta Hypertoni puhuks unistama, mida ma tahan väga saada või mida mul oleks vaja ja vaatan, kas me saame seda ka 3. aastal Hypertoni kinkekotist. Nagu oli see, et 3 on kohtuseadus. Igal juhul jah, et praegu Hypertoni on mul täitunud 2 soovi, või 2 unistust. Sain endale akupanga 2018 aasta ja taaskasutatavat kõrjad 2019 aasta. Ja muidugi tegelikult ma olen selle üle väga rahul, et võib-olla ma hakkan seda ka kaasas kandma. Ja nüüd tegelikult ma tean, et see ei ole küll see teema, et mis mul nagu selle Hypertoni kinkekotis on. Aga rääkides nüüd sellest, et nendes, kui ma olen käinud mõningates nendes kinodes ja kuna loodust tuleb nagu säästa ja plastikast kasutada ei tohi ja sedasi, siis ma ei tea, mis kinos täpsemalt oli, kas oli Coca-Cola Plaza või see Apollo kino. Oli vist Apollo kino, ma arvan. No igal juhul ühest nendest on siuksed mingid imelikud mingist paberist või papist kõrred ja kui sa hakkad nendega imema nagu Coca-Cola, näiteks mida iganes sa seal jood kinos, et siis see on tegelikult nagu nii vastik, et esiteks sa ei saa mastada joogi kätte, siis on see pahvi maitse on sul nagu suus ja see on tegelikult jubedad kõrred, et ma teen nagu taaskasutatavad kõrred, nagu taaskasutatavast materjalist kõrred, mis ei looduse halba, aga need on jubedad. Ja nüüd, kui ma tegelikult need kätte võtsin, taaskasutatavad metallist kõrred, mul tuli kohe see mõte, et ma hakkan vähemalt ühte nendest kaasas kandma. Ja kui ma näiteks lähen kinno midagi vaatama, siis ma ei pea enam nende kõrsi võtma sealt, vaid ma saan oma metallist kõrs kasutada ja siit peaks olema palju parem juua. Ma vaatan, siin on mõnusalt suur ava ka ja ma näen siit läbi nagu tegelikult täitsa ilusasti. Et ühesõnaga jaa. Et ma hakkan need kindlasti kasutama ja taaskord ma olen kogu südamest väga tänulik Hypertonile. Aitäh, et olete ainult taaskasutamise poole ilusasti ja võtnud selle endale eeskujuks või nagu eesmärgiks tähendab. Et ma olen väga rahul. Mille jätkasin on siis taaskasutatavat materjalist kohvitops ja taaskasutatavat joogikõrred koos joogikõrde puhastiga. Et ma olen väga rahul. Ütleme niimoodi, et see oli tegelikult oma hinda väärt, sellepärast et see on erinev üllatus on näinud minu soovid, minu unistused ja nüüd ma saan mul endast kasu ka, et ma hakkan neid kindlasti kaasas kandma, kui ma olen näiteks McDonaldsis või Hesburgerisse ka, siis ma saan neid kasutada nagu, et oleme siis loodussõbralikud, keskkonnasõbralikud ja taaskasutame seega endale eesmärgiks, et olge loodussõbralikud, keskkonnasõbralikud, taaskasutage, hoolige loodusest, hoolige ühiskonnast. Ja mina olen selle video editor. Tere, mina olen The Life of Grigor. Minu kanal on siin. Ja kui te tahate subscribe ida, aga palun. Ja outro.